Õnne, see, et sa seda videot nüüd näed, tähendab seda, et sa oled edukalt üle elanud parajalt emotsionaalse sõidu ja kätte on jõudnud lõpusirge. Ehk siis Human Design transiitide võtmes räägime me sellest, et kätte on jõudnud transiit 36. väravas. Mis tähendab seda, et praegu on suurepärane aeg üle vaadata, mida siis ikkagi sinu mineviku emotsionaalsed kriisid ja kannatused on sulle õpetanud. On sulle õpetanud inimsuhete, sinu enda, sinu emotsioonide, sinu emotsionaalsete triggerite ja ka sinu ihade kohta. Milline on muide sinu suhe emotsionaalsete ihadega? Ja kas sa oled pigem see tüüp, kes emotsionaalse iha najalt kipub sattuma pidevalt korduvate kannatuste rattasse, ehk siis kolistama ikka ja jälle neid samu ämbreid läbi. Või siis võimalik, et sa oled teises äärmuses ja nii väga kardad haiget saamist, et sa tegelikult lõpetad sootuks ära elamise. Paned ennast kinni, hoiad seda müüri ees ja sulged ennast teiste inimeste elu võimaluste uudsuse eest. Ehk siis hoiad ennast sellises hästi kitsas, hästi väikeses, mugavas, turvalises saadikus, ei lase kedagi päriselt ligi, ei lase ka elu sisse. Ja ei astu ka ise oma mugavustsoonist välja. Ja parimal juhul tegelikult see selline hästi kirglik, hästi ihalev energia innustabki sind praegu mugavustsoonist välja astuma, tegema midagi teistmoodi. Ja mina olen hästi tihti võrrelnud värav 36 nagu sellise elukoolis edenemisega. Et elu õpetab meid ja tihtipeale õpetab meid väga hästi läbi kannatuste. Aga elu eesmärk ei ole meid retsida ja kannatada. Elu eesmärk on anda meile mingisugune õppetund, et me saaksime millestki aru, tooksime midagi nähtavale, saaksime sealt kätte mingisuguse puhta kulla ja liiguksime selle kullaga edasi. Ja nii ma tahan tegelikult ka sind innustada praegu vaatlema oma elu, vaatlema erinevaid olukordasid, midagi lõpetama, midagi jätma selja taha ja lubama endal hingata sisse seda värsket õhku ja lubada endal kogeda. Lubada endal proovida midagi täiesti uut, aga seda jällegi sellisest tasakaalukast kohast. Ehk siis vaata, üks asi on nüüd see, et kui on niisugune nagu täitmatu nälg, tahaks lihtsalt midagi uut või põnevat või sööks kõik need koogid ära, on ju, tahaks midagi head. Nüüd selle najalt võib pühenduda igasugustele valedele kogemustele, ära süüa kõik koogid, pärast on nõme vastik raske olla, on ju, emotsionaalne kriis. Teisest küljest on võimalik midagi ihaldada ja see iha võib olla liikuma panev jõud. Ja siis, kui sa lubad endale selle koogiviilu, sa saad seda täiega nautida. Ja vot seda koogiviilu nautimist ma sulle soovingi.